Jeez. Et ma ei tea, mis saab ka järgmisest nädalast. Peaks täna Siimuga rääkima. Et mis endast 2 päevast saab. Aga korraks teeme tšehht. Nävõtasin juba. Ütled, et mis sind sa häirib või midagi on valesti. Toimub. Kõik on korras. Hakkas või? Mm-hmm. Tere hommikust. Või lõunast või lõunat või? Tere. Me oleme tegelikult vahepeal ühes ka salvestanud, aga ma ei tahtnud üles panna. Me ei ole endiselt minu teada otsustanud seda. Ei ole. Kas see läheb üles või mitte? Okei, true. Kuidas läheb siis? Ma ei tea. Tavaliselt. Mis ta tähendab? See tähendabki. See on mõtlesid kogu aeg, ma ei tea, mingid muutused on pidevalt ja areng ja mõtted ja perega aega veetmine ja nüüd olen mina seal nurgas. Vabandust. Eks see tavaliselt sõltubki sellest jah, et kuidas sa ennast liigutad, et nau on mõlemas kohas ühes kohas, nii et kui sa liigud siia poole ennast, siis sa oled nagu siin poole ja kui sa liigud sinna tagapoole, siis sa oled seal tagapool, et sellest tehakse. Jah. Nii, perega. Jah. Et see on mõttes, et see on aega veedetud perega ja Combat Rediga ja kõik asjad nagu sama meie arust kõik. Mul ei ole mingit update'i selles mõttes, et see, siis ma hommikul rääkisin, ma just rääkisin Andrusega, ma ütlesin, et mul on vaja mentorit või kedagi, kes õpetaks mind äri ajama või ma ei tea, kuidas iganes seda nimetada. Ehk siis ma tegin ühe tööriista just ka. Juba? Jah. Business advisor. Kui kiiresti asjad käivad, ma ka jõudsin ainult pea ära vesta vahepeal. Jaa, et see ilmselt on ka üks tööriist, mida ma, ühesõnaga ma proovin nagu rohkem õppida, et tunda ennast kindlamalt või nagu vaadata, mida ma sealt teada saan, kui ma seda sinna sisse lähen. Sest ma ei ole nagu liiga palju, ütleme, kui kaitseväes õpetatakse, on ju, kaitseväes otseselt ei õpeta juhtimist, vaid kaitseväes õpetatakse seda, kuidas kaitseväe probleeme lahendada, kuidas sõda pidada. Ehk siis sa saad sealt seda teooriat ka ja kogemust ja asju. Ja mul seda erialalist teooria teadmist võib-olla nii palju ei ole. Ja siis peaks veits lihtsalt seda kuidagi testima, et vastavalt oma probleemidele ma ehitan selle tööriista lihtsalt, mille abil ma saan ise õppida. Ja siis, kui mina sain selle abil õppida, järelikult saaksid teised ka. Mm-hmm. Ja see vastab lihtsalt nendele loogikatele või nendele väärtustele, mida ma pean oluliseks, näiteks nagu perekond ja lapsed ja selle aja veetmine ja üldse muud väärtused ka, et saaks nagu 2 asju kokku panna omavahel. Sest et ma seda esimest poolt lihtsalt teooriat ei tea. Aga nagu ma näen, siis sinu jaoks on see ülipõnev, mis ma räägin. Aga mis sinul siis? Business või? Jah, see on tõesti väga põnev. Mis sinul siis? Ei, kas see on kõik või? Kuidas sul läinud on vahepeal? Mis mõttes? Otseses. Ma ütlesin, mulle läheb normaalselt või hästi või ma ei tea. No väga palju asju on vahepeal ikkagi olnud ja võib-olla sa saad ise öelda, kuidas mul läinud on, sest ma võib-olla ise ei tea nii hästi kui sina. Sest et sa näed paremini selle nurga alt siis võib-olla. Ja siis ma saan sulle võib-olla see on hea formaat. Mina ütlen, kuidas sul läinud on, sina ütled, kuidas mul läinud on ja siis sa saad öelda, et kas see on tõsi või mitte. Sest lihtsalt, kui sa küsid, kuidas sul läheb, siis millest ma alustan, millest ma rääkima pean. Mul ei ole mingit algoritmi ega template ees, et nendes kõikides valdkondades, mis mul on, eraldi hakkan rääkima ükshaaval, kuidas mul läheb ja mis sügavuseni sa tahad aru saada või mida sa tahad teada täpsemalt. Hästi sügavalt. Hästi sügavalt. Mul läheb, mida sügavale minna, seda paremini selgeks see, et mul läheb üli hästi.
nii kiiresti said nii sügavale või? absoluutselt, kõige sügavamasse kohta, kuhu üldse võimalik minna on, sealt tuleb vastus ülihea, on kõik. Nagu päriselt ka. Kui hästi sügavale minna. Mis veel teada tahad? No mulle tundub, et sa nagu eeldad midagi muud, mingit, ma ei tea, mida sa eeldad, millist vastust sina siis eeldad? No ma just eelmine, ma ei mäleta, kas eelmine või see, mis me nüüd vist ei salvestanud, vaid see eelmine, me alustasime täpselt sama teemaga. Nii. Et ma ütlesin, et sa hakkad kohe rääkima ärist, aga ma mõtlesin, et meil on väga palju muid asju ka olnud vahepeal, et kas siis neid asju. Jah, aga siis ma ju küsingi, et äkki siis täpsustad teemat täpselt, mille kohta teada tahad. Et kui ma just tulen teist meil. Kuidas perega. Sa küsisid, kuidas mul läheb. Jah. Sa küsid, kuidas meil läheb, kuidas meil perel läheb, kuidas meil lastel läheb. Ma ei tea, kuidas sul läheb. Mida sa siis mõtlesid? Ma oleks pidanud vist ikka selle päiksega alustama seal õues. Mitte sellega, kui need pilved tulid, kui sul see. Nagu, see ongi nagu, ma ei tea, kas sa ei tead, kuidas mul läheb? Või sa tahad, et ma just selgitaksin teistele inimestele, kuidas mul läheb? Või võib-olla mul see, nagu see formaat on võib-olla see segadust tekitav võib-olla, sest ma praegu lihtsalt tulingi sinuga rääkima suvalist selle teemadel, mis iganes vaja on. Et ma ei tulnud siia võib-olla selle mõttega, et ma peaksin kellelegi teisele raporti tegema selle kohta, et mis mul toimub elus mingi kõikide kategooriate järgi, mis kedagi võiks huvitada väljaspool meid. Siis mul endal on tunne nagu, et sa tead, kuidas mul läheb. Või sul on tunne, et sul on mingi informatsioon puudu selle kohta. Et siis lepime selle formaadi kokku, mida me siis täpselt teeme praegu. Jah, kallis. Mis täpsemalt siis? Jah, kallis. Tähendab, mida? Mis sa mõtled sellel? Alustame sellest kohast. Kas sa tahad teada, et ma teeksin raporti? Või sa ei tea, kuidas mul läheb? Ei, vastus on alati hästi. Ma tahan teada, kuidas sul läheb, jah. Mida täpsemalt sa siis hetkel ei tea? Et mis osas? Või see on küsimus, mida ma peaks küsima? Ma vist praegu ei saa ise ka aru, mida me teeme siin. See siis on, ma ei saa aru. Nagu kui sa võtad, me teeme seda tavaliselt nii, et me võtame nagu kuu kokku, siis kuidas sa seda kokku võtaksid siis oma eelmist kuud, eelmisest episoodist siiamaani? Mis on siis 2 kuud? Kas ma nüüd võtan selle eelmise episoodi siia sisse? Või ei võta? Ma ei tea. Noh, selles mõttes natuke peab sellest teemast nagu nii rääkima. Saan edasi olen endaga. Siis me lihtsalt räägime sellest samast teemast. Kui palju me siis räägime? Ma ei tea, ma küsingi. Kuidas ma seda kokkuvõtet teen? Ma praegu ongi see, et osadest asjadest me seal rääkisime minu arvates nendest asjadest, mida ma tahtsin rääkida. Seda me üles ei pane. Sellepärast, et ma ei tea, miks. Ja nüüd meil on siis see osa nüüd siin ja nüüd me räägime ikkagi uuesti sellest samast, et kui palju, mida me siis ei räägi selle kohta, mida... Okei, minul läheb kasti. Tänan küsimast. Milles sul siis hästi läheb? Sügaval siis läheb. Mis see sügaval sisimas tähendab?
igast asju juhtub, aga need saame hakkama kõikide asjadega, millest me eelmises korras rääkisime. Mis me eelmises rääkisime siis? On mingid asjad küll rääkima. Kuigi me iga päev räägime nendest praegu, aga ma ei saa, ma ei saa aru praegu. Millest sa aru ei saa? Ma ei saa aru. Äkki hakkame otsast peale. Ei, aga millest sa aru ei saa? Üldse, nagu sellest. Ma ei saa üldse aru, mida me teeme praegu. Ma ka ei tea. Sellest ma küsingi, et mida me teeme praegu. See on ideaalne osa muidu. Mida üles panna? See on nagu rohkem nagu päriselu sarnane kui et alustame otsast peale. Või ärme seda postita. Sest et seal on mingi info, mida ma ei teagi, mis seal on. See ongi päriselu ju. Seda on pidin tegema, seda on pidin mingi lastel näitama. Et mida me teeme või mida me mõtleme, mida me otsustame. Või kelle jaoks sina seda teed praegu? Näed, niimoodi teie emme ja issi suhtlevadki. Ja nii see käib, jah. Et kõige lemmikum osa selles osas minu jaoks oli see koht, kui minu käest küsiti, kas mul läheb. Ja siis me hakkasime täpsustama ja siis ühel hetkel teie emme ütles, et aitäh küsimast, kuidas minul läheb. Mul läheb ka hästi. Ja vaat selline see elu ongi. Et tehke paremini. Ma oleks vist pidanud küsima, et kuidas sul läinud on, kui ma oleks taht seda vastust. Millist? Nagu laiemat vastust kui... Ei, see on täpselt samasugune küsimus. Mida ma siis kurat küsima? Midagi spetsiifilisemalt. See, kuidas sul läheb, kuidas sul läinud on, siis ma küsiksingi, millest? Nii, räägime sellest, kuidas me valmistume sõjaks. Me oleme sellest juba rääkinud, mis osa seda rääkida soovid uuesti? Mis osa täpsemalt seda tahad rääkida? Ei no, see on ju ei ole aus küsimus või? Millest sa tahad rääkida? Ma ei saa aru. Mitte millestki vist ei taha rääkida, kui sa niimoodi räägid. Kuidas ma räägin siis? Mida sa tahad rääkida? Mida sina tahad rääkida? Okei, ma küsin, mida sina tahad rääkida siin täna? Lihtsalt tahtsin rääkida. Mul ei ole mingit teemat. Mul ei ole konkreetselt mingit teemat. Ma rääkisin nendes asjadest, ma tahtsin rääkida suga seal rõdu peal juba. Ja iga päev räägin suga nendes asjadest, mis ma tahan rääkida. Ma ei hoia mingisuguseid eraldi asju selle osa jaoks, kui me siia kaamerat tuleme, et siis eraldi rääkida veel millestki. Et sina, selles mõttes, et sina pakkusid välja, et las ema läheb välja ja siis me teeme podcasti ja räägime juttu. Ja ma olen nõus. Mulle meeldib suga rääkida. Aga siis, kui sa küsid, kuidas sul läheb hästi hommikul küll 10, samal ajal, kui me oleme juba mitu tundi teistus rääkinud, siis ongi see, et ma ei oskagi vastata esialgu. Midagi muud kui, et hästi läheb. Nagu sa tead, kui mu arust. Et mind väga huvitaks, mismoodi sina vastaksid siis. Et kuidas sul läheb? Kuidas sul läinud on? Erinevalt. Aga räägi siis üldse lähemalt. Et siis ma saan aru, mis sa mõtled sellele ja ma saan ka sama sarnase sügavusega vastuse anda. Sest siis ma tean, milline on õige sügavusega vastus. Erinevalt. No tervis on parem veits, aga lihtsalt emotsionaalselt on ka parem, aga väga rasked teraapiad on olnud.
mis pärast on muidugi head olnud, aga ja see Soome teema endiselt kerib igatepidi minu jaoks, et kuidagi mida reaalsemaks see saab ja mida rohkem lahti räägitud saab, seda rohkem tuleb igast nüansse, mida esmapilgul emotsiooni pealt ei, või noh, mitte emotsiooni isegi, aga selle otsustuse pealt ei mõelnud. Et mingid erinevad nurgad sellest, kuidas see tegelikult meid mõjutab. Ja paratamatult siis tekitab nagu seda, et kuidas vaimselt ja kuidas me nagu vastu peame sellele sellises õrnas ajas, kui on beebisünd ja magamatus ja kogu selle pere dünaamika uutmoodi jälle tööle panek, siis nii erinevates kontekstides veel, et niisamagi lapse tulek on suur asi. Ja palju muutusi on olnud, et koduabiline lahkub meie juurest järgmise nädala lõpu seisuga. Mitte vabatahtlikult, me ise või noh, mina otsustasin nii, et kuna ei ole enam nii sant olla, siis lihtsalt meil ei olnud sellises mahus enam nagu pakkuda, et juba tükk aega otsisid, mida teha. Et meil on lihtsalt vaja kedagi, kes tegelikult titiga on, kui on vaja. Ja selleks lihtsalt nagu, ja seal oli nagu erinevaid asju veel, mis selle otsuseni viisid ka, et see ei olnud ainus otsustav faktor. Et see osa on jällegi, et ma ei tea, kuna meil on päris pikalt olnud inimene siin, et kuidas nagu see välja mängib, sest et päevad ei ole vennad ja mõni päev, kui ma magada ei saa, siis mul on ikka päris kehva olla. Väsimust on, kurnatus on hästi suur füüsiliselt. Ja sul oli sünnipäev vahepeal, mis oli väga tore, et ma ütlesin sulle, ma korraldasin sulle mingi paar aastat tagasi või ma ei mäleta, millal korraldasin üllatussünnipäeva suuremalt, et võtsime koha ja asjad ja sa nägid selle läbi. Selles mõttes, et jäin vahele ja siis ma ütlesin, sa ütlesid, et ma ei suuda sind üllatada ja seekord ma üllatasin sind nii lihtsalt, et sa üllatasid. Mis oli tore, et eelmine kord ma nägin nagu nii retsilt vaeva sellega ja sa nägid selle läbi. Aga seekord oli natuke teistmoodi. Et oli tore õhtu oli. Ja tore me saime eile väljas käia. Ja mulle väga meeldis, me leidsime Tartus ühe uue koha, mis oli mega mõnus koht, kuhu tahaks veel minna. Mis see koha nimi oli? Sinimandia. Mingi Sinimandra või? Jah, mingi siuke oli jah. Pagar restoran. Jah, et varem olid pagari, siis me kõndisime sealt mööda, kuna me sai ei saanud süüa, aga nüüd nad vist ütlesidki, et aasta aega tagasi mingi alustasid, et ainult pagari sellega ei vedanud välja. Et väga maitsev söök oli üle pika aja kuskil, et pärast kõhti valutanud. Ja su ema on siin olnud. Minul endal on olnud keeruline vestlus mu emaga, mis on pooleli veel, mis oli väga emotsionaalne seoses meie toetamisega ja tunnetega, mis selle ümber tekkinud on. Aga ma arvan, et ja see pesapunumise aeg on ka, et ma tunnen, et ma olen hästi palju vanu asju ära visanud ja kappe korda teinud ja sorteerinud, et oleks lihtsam lahkuda Eestist, ümber kolida meid pärast, kui me ikkagi 100% nii otsustame. Ja selline valmistumine, sest et kui ülejärgmine nädal me saame juba esimese
teadmise siis, kas ma sünnitan 6 aja pärast või ei sünnita või noh, kas tehakse keiser või ei tehta. Väga loodan, et ei tehta. Et see on ka siuke huvitav, et mis saab. Et 6 aega tundub nii lühike aeg. Ja ongi Soome teemaga vist kõige rohkem ongi, et mitte, nagu ennem, kui me seal diivani peal rääkisime, siis see, kuhu me lõpuks jõudsime, oligi see, et selle kriisiplaani selliselt läbimängimine ja tegemine sellises mahus mõjutab nagu meie perekonda pluss sinu ema väga palju. Ja hästi palju muutusi tuleb sellega seoses näiteks Saaral. Et ma täna öösel istusin üleval selle teemaga, et koduõppe asjaga, et ma sain aru, et ma ei ole suuteline pakkuma seda, nagu tegema seda selliselt 2 väikse lapse kõrvalt 1. aasta kindlasti mitte. Ja see tähendab seda, et see on ikka, sitaks raske otsus on see. Et see ei ole täna enam see, kui ma olen varem ka kolinud niimoodi. Et see ei ole täna enam see, et pakin asjad kokku ja lähen ja ma ei tea, korteri ära ja kõik on ju. Et see hõlmab nii paljusid inimesi, et see on nagu väga suur otsus meil, sest meil on seal vaja kindlasti suuremat kodu ja see on Lindale väga suur muutus. Ja ennekõike Itil ja uuel lapsel on nagu vist selles mõttes ainult see reisimise asi, et neil on peaasi, et keegi nendega oleks, on ju, selles mõttes. See oli ka nagu, me saame seda praegu teha, sellepärast, et lasteaias ei käia Itim. Aga et see mõju on väga suur, jah. Ja mida rohkem seda selliselt distantsilt või nii vaatad, siis seda nagu rohkem nüansse tuleb kodu osas, et kui me oleme nädal aega siin, et siis milline meie kodu siis siin on ja sest me peame just kõik üleval pidama ja maksma ja reisimine on kallis ja kõik need nüansse on nagu nii palju. Et kuidas mina üksi hakkama saan nüüd, kui te mõlemad peate tööl käima ja seal nagu et Eestis olla ja see on nagu nii palju asju, et ja need kõik asju ei oskagi välja mõelda. Jah. Et see just mõtlengi, et see ei ole mingi, et siin nagu seda, ma ei tea, mingi mugavuste asi on tegelikult siuke teise või kolmanda järguline, sest et me tekitame üli palju ebamugavust niikuinii. Jah. Sa ei saa nagu neid ühes kohas otsida hullult mingi hullu mugavust ja teises kohas nagu on täiesti niikuinii pekkis nagu. Et kui mugavust taga ajada, siis tuleb midagi muud leida lahenduseks üldse. Et kui see on eesmärk on ju. Sest et see ei ole optimeerimise koht üldse. See on nagu lihtsalt ja siis see on reset on see. Ja. See ei tea, kuidas sul läheb. Ja. See on nagu muudvad äris suunda. Ja see on nagu mega kurb lihtsalt ka nagu see, et me mitte, et kohe mingi sõda hakkaks või hull kriis hakkaks või midagi, aga et üldse, et me täna siin peame selliseid asju mõtlema või kaaluma. No see tegelikult on, see ei ole kurb. No minu jaoks on. No kas see on samamoodi kurb, et kui sa oleksid, ma ei tea, majanduslikult mingis seisus ja peaksid töökohta vahetama või linna vahetama või korterit väiksemaks muutuma või eluasut muutuma sellepärast, et lihtsalt, ma ei tea, mingi asi elus muutub kuskil. No ma ei tea, sõja ja julgeoleku teema, ma mõtlen seda nagu suuremalt. See julgeolek on täpselt samasugune nagu praegu. Kogu aeg on olnud. See julgeolek ei ole see, mis päriselt seda, vähemalt realistlikus vaates. Julgeolek ei ole siin probleem praegu. Okay. Sest julgeolek on täpselt samasugune nagu tavaliselt olnud. 4 aastat on olnud julgeolek samasugune. Ja iga päevaga läheb julgeolek järjest tugevamaks siin. Sest iga päev justkui millisel hetkel seda sõda ei ole, valmistatakse.
mis tähendab, et järjest julgemaks läheb. okei. On nagu hetkel reaalsus. Lihtsalt, millega meie räägime, on see, et see on umbes nagu sama, et kui sa tahad, et mida teha, kui sul on teatud hulk raha, ja sa tahad endale, ma ei tea, passiivset sissetulekut või kui sa tahad riske hajutada, et oletame, et sa ei ole kindel euros ja sa ei tea, mis euroga juhtub, et siis sa võtad ja ostad endale Bitcoini või kulda poole oma raha eest ja poole väärtuste eest. Samal ajal sa tead, et okei, kulda ma päris nii lihtsalt vahetada ei saa, aga samal ajal kuld hoiab väärtust või ma vahetan oma hetke ressursid üürikorteri päris enda maja või enda korteri vastu. Et võib-olla ma saan küll väiksema ja mul on ebamugav seal elada, aga see on minu oma, ma maksin ise endale raha. Need on selles samas kategoorias otsused nagu reaalsuses. Et nagu ebamugav lihtsalt ühes on hunnik emotsiooni juures, mis ei tulene sellest, et ei tulene mingis mõttes reaalsest olukorrast, vaid tuleneb lihtsalt sellest matemaatilisest kalkulatsioonist. Et kui sa tahad, ma ei tea, 20 aasta pärast olla, ma ei tea, miljonär on ju, või mis iganes, siis pane iga kuu 5 sotti kõrvale või ma ei tea, mis iganes see on ja investeeri see kuhugi. Tee see ebameeldiv muudatus ja sul on ebameeldiv 10 aastat, aga samal ajal saab 10 aasta jooksul panid kõrvale iga kuu 500 eurot. See on täpselt samasugune asi, et see raha kõrvale panemine 5 sotti ei ole seotud mugavusega. Või see lihtsalt on see, et sa paned 5 sotti kõrvale, see nüüd ei tähenda, et sa 20 aasta pärast miljonär oled, aga see annab sulle suurema tõenäosuse, et sa 5 aasta pärast ja 10 aasta pärast oleksid paremas seisus oma elus. Ja see teises riigis pool aega olemine on täpselt sama asi. Ja see tuleb kõikide teiste asjade arvelt. Nii nagu kui sa paneksid 5 sotti kõrvale ja sul on ainult, ma ei tea, 1500 eurot, siis kuidas sa selle 1000 rohkem saad, sa oled mitšisid. Siis see tulebki see, et sa saad 5 sotti kõrvale panna. Mis on? Nuudlid, mitši nuudlid. Need on need need, mida kõige odavamad või? Nojah, mingi 1 eurost. No mis iganes, need on kiirnuudlid. Et see on nagu sama loogika. Et kui sa tahad panna oma sissetulekust, mis on näiteks 4500 iga kuu kõrvale, täiesti garanteeritud, et iga inimene saaks panna, meie saaksime kindlasti seda teha. Aga nüüd mida see teeb, see võtab ära meil mille? Mingisuguse mugavuse. Olgu see siis toidukoju tellimine või mingi muu asi. Ja nüüd küsime ongi, kas me oleme nõus selle mugavuse asemel mõtlema tuleviku peale? Ja hetkel siiamaani me antud kontekstis ei ole olnud nõus osades mugavustest loobuma. Selle nimel, et tulevikus oleks suurem tõenäosus, et meil oleks stabiilsem elukeskkond. Aga nüüd siis täpselt samasugune otsus. Ja lihtsalt see on nagu veel kolossaalsem. Ja sellepärast ongi, et kui peaks olema mingi suur kriis, siis sellel on kordades suuremad tagajärjed või potentsiaalsed tagajärjed justkui kui see, kas sa paned 5 sotti kõrvale või mitte. Et tööl saad ikka minna 10 aasta pärast ka, 5 aasta pärast ka. Kui just mingi tervisriket ei tule. Ja lihtsalt kui nagu läheb mingi andmiseks, siis siit on keeruline ära saada lihtsalt või mis iganes see on. Aga sisuliselt see loogika on täpselt sama. Et sa teed midagi tuleviku jaoks, mida sa võtad praeguse hetke arvelt. Ja see põhineb millel, mitte millel. See mõttes, et siin ei ole mingit reaalselt suuremat ohtu. Iga päevaga läheb järjest turvalisemaks siin keskkond. Siin on turvalisem kui kunagi varem.
kui sa minu seda juttu kuuled, mis sa mõtled? Kas sa mõtled, et see on jah loogiline, ma mõistan, mis sa räägid? See on loogiline ja siis ma hakkangi mõtlema, et sorry, aga miks me seda üldse teeme siis? Ma ei tea. Selle jaoks, et suurendada tõenäosust seda, mida sa ütlesin, 50%, 50%. See ei tähenda seda, et kui midagi juhtub, et see tõenäosus on 0. Ma ütlen, et kui sa tahad olla 100% kindel, see on umbes sama nagu, kui sa tahad olla 100% kindel, et sul oleks 10 aasta pärast 1 miljon, siis sa saab ära jaotada, sa võid täpselt teada, palju sa võid kõrvale panema. Ja kui sa paned 10 aastat nii palju kõrvale, siis sa saad täpselt selle summa. See on nagu täiesti kindel. Ja nüüd, nagu minu loogika oli, kui sa tahad olla 50% ajast 100% kindlalt kusagil mujal, siis sa pead olema kusagil mujal. See on ainukene ju nurk, mida ma välja paksun. Jah, eks siin ongi see, et huvitav, ma räägin, siin on nii palju liikuvaid osi ka veel, et kõigepealt tuleb ära sünnitada ja vaadata, kuidas läheb ja mis saab. Ja sellepärast see oligi nagu idee nagu, see oligi asi, mis tol hetkel õhtu tuli, mis pani meid mõtlema nende asjade peale, mis ongi olulised asjad, ongi see, et need asjad tuleb läbi mõelda. Erinevad variant tuleb kaalda ja tuleb aru saada, mille jaoks me oleme võimelised ja valmis. Ja see avab nagu uusi nurkasid. Et selles mõttes, et okei, kui me oleme valmis seda tegema, miks me siis praegu näiteks seda väikest mingit ebamugavust ei võta endale. Et ma ei tea, panen 5 sotti kõrvale iga kuu ja ongi kõik, on ju. Näiteks. Ma ei olnud seda peal täpselt nii, nagu ma sulle rääkisin, ma olen ka selle peale varem mõelnud. Aga tegelikult on see sama nagu loogika. Et me oleme nagu nõus tegema mingis mõttes emotsiooni pealt hästi suure otsuse ja muutma kogu oma elu. Samal ajal me võiksime teha väiksemaid muutuseid, millel on väiksem asi. Mina ütlesin, et ostame vett ja sa ütlesid, see ei ole sama asi, kallis. Okei. Ja teine oli mul see 500-eurine kriisikotid. See ei ole ka mitte midagi tee. See ongi see sama, et see on umbes sama. Aga mis ma toon selle võrdluse samamoodi korraks sulle. Et teeme niimoodi, et see asi, mida sina ütled, on see, et ootame, et võrdame, ma ei tea, rahaga maailmaga, on see, et me tahame 500 eurot kõrvale panna, et saada ja osta, ma ei tea, maja 10 aasta pärast. Et meil oleks sissemakse olemas, on ju. Ja siis see on see üks variant ja siis on teine variant, et ja me teeme seda näiteks toidu koju tellimisarvelt, et kõik toit, mida me siiamaani koju tahame tellida, me kõik selle raha võtame ja oletame, et me täna tahaks minna tellima, siis vaatame, et paneme Boltis sisse, vaatan 43 eurot ja võtan see 43 eurot kannan oma arvelt kogumiskontole ja ütlen, et täna me tahtsime tellida küll, aga tõstsime selle raha sinna kogumiskontole. Seda raha meil enam ei ole, sest et me praegu oleks ostnud süüa selle eest ja nüüd me sööme seda, mis meil kapis on. Aga me panime 43 eurot kõrvale. Nii, see on väga hea lahendus oleks. Aga nüüd siis see, et ostame vett. Aga too mulle nagu reaalselt selle situatsiooniga näide, mis see teine oleks. Ongi see, et kui me ostame vett, siis see tähendabki seda, et me sellest iga kuust, et kui me muidu tellisime aastast tellime koju toitu 10 000, et siis nüüd ühe korra ärme telli. See ongi see sama ekvivalent, et paneme veepudeli. Ei, ma mõtlen, et mis see selle sa ütlesid, et emotsiooni pealt teha, muuta tervet oma elu, mis siis selle vältimise siis väiksem samm on, mida me saaks teha? Ma ei räägi investeerimisest, ma räägin sellest konkreetsest situatsioonist, et kui meil praegu see, et hajutada riske, nii-öelda see plaan tuli minna Soome, et see on see, mida sa oled kogu aeg rääkinud, et see on kõige kõige mõistlikum on ju, et kui see 50-50, siis mis on see väiksem step, kui see on see, et muuta kohe oma tervet elu. Panustada riigikaitsesse. Panustada siia majandusse. Teha seda, mida me praegu teeme. Siin ei olegi muid samme. Kõik ülejäänud sammud ei anna sulle midagi. Eriti. Ehita tee endale mingi talukoht maale, et 2 kohta kuhu minna. Ma ei tea, otsi endale koht, mis ei ole kesklinnas. Mine koli linnast välja.
hakka ehitama endale, ma ei tea, põldu ja kurki ja peenraid ja mine koli kuhugi Saaremaa suunas. ja siis, kui ma olen sulle seda öelnud, siis sa oled mind välja naernud, olid öelnud, et minu kapsapõld mind küll elus ei hoia, aga praegu sa tood aga seda sa välja. küsisid, mis on need väiksemad asjad, mis annavad rohkem efekti kui vee kogumine. Okei, ma mõtlesin, et ärakolimine selles mõttes. Et mis on see nagu, vesi Siit oli riigist, see esimene. mis on järgmine sealt allapoole riigist välja kolimine või? Jah. Et mis on need ebamugavad sammud, mida me saaks teha siin? Veeda veerand aega lihtsalt mingis teises riigis. Mine käi emale külas. Iga kuu 1 nädal. Või mina käin. Või leiame mingisuguse koha, kus saab olla nagu elad väljaspool 1 nädala kaupa. On juba väiksem. Ja siis aasta otsa elad 1 kuu väljaspool, siis oledki 25% ajast ära. Suurem on ka, et käi ainult nädalavahetusel, siis on juba 10% suurendatud tõenäoliselt, sest et saad 10% ajast ära sellest kuust. Iga kuu käid 3 päeva on 10%. 1 nädalavahetus on 10% suurem tõenäosus, et sa ei ole siin. Samal ajal sa harjutad ikka kõiki neid asju. Kuidas Soome minna ja kuidas auto pakkida ja kuidas seal elada ja kuidas 3 päeva hakkama saada Eesti suvalises kohas. Ja see võib olla Airbnb ka. See ei pea üldse olema, sest sa võtad selle ainult 3 päevaks. On aga 10% suurem tõenäosus, kui seda iga kuu teha. Aga selle jaoks on vaja raha lihtsalt. Et seda siis niimoodi hoida. Ja muutus on palju vähem. Nüüd küsimus ongi, mis protsenti sa otsid? 5% saab teistmoodi. Ole ainult 1 päev ära. Või 2 päeva. 2 nädalavahetus on põhimõtteliselt 10%. 2 nädalavahetust on juba 20%. Kõik nädalavahetused on juba 30%. Lihtsalt enamus aega sa oled ka siis on the road. Ja see on ka iseenesest riski, mitigeerimise risk, sest et kui droon lendab või pomm tuleb, siis vaevalt saad liikumises. Saad palju raskem sihtmärk. Ja olen maantee peal ja vaevalt, et maanteed keegi laseks. Nii et matemaatiliselt on nagu need kõige pärast. Ehk siis matemaatiliselt me võiks ka lihtsalt autoga edasi-tagasi sõita. Põhimõtteliselt küll. Edaspidi näetab, et Tallinn-Tartu maanteel. Põhimõtteliselt võiksime oma 5 liikmelise pere põhimõtteliselt autosse panna ja siis sõita kogu aeg. Jah, ja siis tulevad uued riskid, maanteeriskid. Täpselt. Jumal äge. Sa mõtled muga kaasa, selles mõttes, et see on arusaadav. Ja neid tuleb ka arvesse võtta, siis tuleb maanteeriskid, liiklusõnnetuse riskid, laevaõnnetuse riskid, kõik neid saaks kalkuleerida juurde sinna. Merehaigus. Tundide kaupa, isegi kui sa nii kaua siis autos oled, siis on veel tekib mingi võib-olla kehv kehaasend hakkab juba igasugust asjad tuleb mängu. Aga niimoodi sa küsisid, ma vastasin. Oma kuidas minu aju mõtleb. Ma usun, et väga vähesed inimesed ajud mõtleksid niimoodi. Et näed, tahad olla, siis tahad midagi kindlamat teha, kui see, et pane oma vesi paika sinna, siis mine ole 1 nädal vahet ära, see on suurem kasu. Kui see, et sa oma vee paned paika. See tähendab seda, et saad 10% oma ajast juba kuskil ära. Ja see on palju suurema väärtusega kui midagi muud. No siin räägitakse erinevatest kriisidest, ega see ei ole ainult sõjakriis ja see vesi on ju sellepärast, et kui on energiakriis... Ei no jumala eest, selle vee kogumine võtab sul kuradi 50 eurot ja pane oma terve see meie alumine, see kõik võib olla vett täis ostetud maast laeni. 50 euro eest. Võtad lihtsalt, ostad endale plastiktopse 5-liitriseid, kuskilt lähed kogu tasuta saab isegi vist kraanist lased vett täis, see probleem on lahendatud kohe. Mis järgmine probleem on, mis lahendatud saab? Pool peaks olema taktikal ja... Noh, see mõtlesid 5 sotti. See on täpselt see sama raha, mida 1 reis edasi-tagasi Soome maksab kogu perega, tõenäoliselt.
et ainult selle ühe reisi eest sa saad selle ka juba kätte. Siis ostad magamiskotid, ühesõnaga need asjad, millest sa räägid, need kõik saab ühe, ma ei tea, 2 kuuga. Ja siis on sul olemas need asjad. Aga nendest seisavad. Ja võtavad seda kriisi. Nii nagu praegusel hetkel me kolime siin Soome ja hakkame kriisi võtama. No siis oli, sest et ainukene viis öelda, et okei, see oli siis nagu hea otsus. Oli siis, kui kriis tuleb või? No siis me suutsime ennetada ja teisi suutnud. Nagu nii-öelda kriis tuleb, noh, hea on see, kui tuleb, aga et meie elu läheb edasi ja kui me suudame muidugi selle ehitada niimoodi üles, et me võidame sellest perekondlikult. Nii nagu ma ütlesin, siin on väga palju positiivseid asju ja me tunneme üksteist paremini, ma ei tea, kõik asjad siia juurde, lapsed saavad rohkem vanemaga olla, meie oleme rohkem vanemaga, seal on plusse ja miinuseid. Sa saad rohkem oma emaga olla. Ja absoluutselt, selles riigil on nii plusse kui nii-öelda miinuseid. Et me saame kindlasti palju huvitavamat kogemust. Et see mõttes, et need kõik on nagu kasud. Ja see, et me saame olla Soomes on kindlasti põnev, seal on igasugu kohti, kus me ei ole kunagi käinud, seal on äge ringi sõita, seal on äge ringi vaadata, sinna on lihtsam reisida, sealt on lihtsam reisida, nii igasugu asju on. Aga piisab sellest, et seal üks aspekt on sitt või kehv ja kogu sinu tunne, et see otsus oli õige või vale, on juba rikutud nagu. Aga nagu see vee ostmine, see ei ole päriselt muutus. See ei ole nagu päriselt selle nagu kriisiks valmistumine. Aga seda saab ka teha. Aga ma ütlen, et see on, et kui ma räägin, see minu loogik, see ei pruugi tõsi olla, keegi võib vastu öelda, aga mina ei tea, kes see on. Igal juhul, et kui üks nädalavahetus 3 päeva annab sulle 10%, et saad kuskil mujal, siis see vesi ja see muu asi, mis siin annab, see annab sulle võib-olla meelerahu ja et sa oled valmis millekski ja sa oled valmis erinevaks asjadeks, et siis see annab sulle 1%. Sest et vahet jälle, kas sul on seda vett, vahet jälle, kas sul on seda toitu, sa oled ikkagi siin siis, kui mingi jama on. Aga täpselt samamoodi on see, et kui sa lähed sinna teise riiki või kuhu iganes kohta ja seal on mingi jama, siis sa oled seal selle jamaga ka koos. Ja et sul on seal ka vaja seda veevaru ja maja ja vett ja kõik muud. Et kui sul kütus läheb ära lihtsalt ühel suvalisel 3 päeval, lihtsalt kaob elekter ära ühel suvalisel 4 päeval, siis sul on vaja elektriku, keda sa pead appi kutsuma. Ja see on ka täpselt samasugune kriis. Lihtsalt need asjad on kõik piisavalt palju kättesaadavad, samamoodi on vesi piisavalt kättesaadav. Ja siis küsime, kui kauaks sa siis ette valmistad, paned endale 200 liitrit vett ja sa ütlesid, et igal inimesel on vaja, ma ei tea, mis sa ütlesid, mingi huvitavat koguseid siin. Et kui palju 5 inimesel vaja on seda vett, siis ma ei tea, nädalaks. No koroonaga oli kogu vetsupaber otsas. No korra, see mitte keegi ma ei ole kuulnud, et oleks kunagi ära surnud koroona ajal sellesse, et tal ei olnud tagumikku millegiga pühkida. Ei no ma räägin lihtsalt, et võib-olla ei ole see kättesaadavus nii hea, nagu sa räägid. No võib-olla see, et inimesed ostavad vetsupaberit ja suhkrut ei ole päriselt siis see ka, mis aitab neil selle kriisi üle elada ja seal ei olegi mingi... Ostaks mett. Äkki seal ei olegi mingi korrelatsiooni omavahel. Et see, et inimesed lihtsalt lähevad ostavad suhkrut siis, kui paanika on, siis ma ütlen, et see suhkur ei aita teid väga palju. Et mis te ette hakata moosi tegemagi, et ma alati hakkate seeni sisse tegema. Mida sa suhkurga peale hakkad? Et see suhkur on nagu, jah, 100 või mingi, ma ei tea, 500 aastat tagasi või 1000 aastat tagasi, ma ei tea, kuna oli, sool oli nagu, jah, nagu kuld. See oli nagu valuuta. Ja võib-olla oli suhkur ka kunagi samasugune. Tänapäeval ei ole nii, ma arvan. See ei tea. Ei no ma tean, sest et siin linnas ei ole sul suhkruga midagi teha. Mida sa teed siin? Ma ostan talle 14 kotti suhkrut siia koju praegu. Ja siis kui kriis tuleb, siis mis sa teed nendega, ütle mulle? Hakkad karamelikomme tegema ja siis neid müüma lastele. Et siit saab lutsukaid.
et ma müün vetsupaberi vastu 10 kommi. Et mina ei oskaks vähemalt kasutada seda küll millegi otstarbeka jaoks. Et veest ma saan aru. Toidust ma saan ka aru. Magamiskottidest saan ka aru. Aga mis sa teed, mis järgmine samm on? Et need asjad on kõik selle jaoks, et siia koha peal jääda. Et siis ongi küsimus, et kui sul need asjad siin on, et kas sa valmistud selle jaoks, et siia koha peal jääda siis. Et mis sa siis, nagu kaua sa siin koha peal kavatsed nagu olla. Ja kui me siin koha peal kaua kavats olla, siis kuhu me kavatseme minna? On see mingi maakoht? Siis peaks sinna minema ja sinna investeerima pigem. Ja siis kõige parem asi, mida sa teha saad, on harjutada siit sinna minekut. Ja siis peaksid paika panema, mis need asjad on, mille alusel sa sinna lähed. Millised need alused, millisel alusel sa kavad seda elu muutma hakata? Ma tunnen, et mu ajul on seda kõike lihtsalt liiga palju praegu. Ma saan aru. Ma on lihtsalt rase. Ma tunnengi, et ma jah. Suhkru peale ma küll ei mõtle, vett võiks küll olla, aga no need asjad saab. Need ei ole probleem. Et see on, me võime ju, see on umbes sama. Okei, see on võib-olla hea võrdlus, et kui 500 iga kuu kõrvale panna, siis see ikka on väga, it will make a difference. 10 aastat paned. 10 aastat on 120 korda 500 on mingi on päris palju raha. Mingi 60 000. nii. 12 000 aastas, ei ole ka 11 000 aastas, ei 5 000 aastas, 6 000 aastas. 6 000 korda 10 ongi 60 000, näed, vaata kui Eesti. Nii. Versus sa paned iga kuu 10 eurot kõrvale. Või 5. Tead palju sul ise raha on? Vähem. 500. 10 aasta pärast. 500 eurot juba koos. Või 600, sorry. Nagu 600 versus 60 000. See ongi täpselt see sama asja vahe. Ehk siis, kui ma küsiks sinult nagu, kui minu aju ei tööta, siis kas sa siis koliks Soome sügisest? Kui ma laseks sul otsustada? Ja ütleks, et lihtsalt ma olen nõus järgnema igale poole. Kui sina oleksid nõus igale poole järgnema või? Ja. Ja siis küsiksid mu käest, kas ma olen nõus sinna minema või? Mm-hmm. Ma ütleksin sulle, et otsuse koht reaalselt saaks tulla juulis. Ja enne ma ei oska otsustada. Sest et siis selgub see, mis saab. Nagu mis tunne on. Ja selles mõttes, et ma arvan, et sellised otsused ongi see, et sa viskad selle õhku ja siis sa mõtled selle peale ja iga nurga alt mõtled, aga sa mõtled seda nagu tõsiselt. Sa kaaludki läbi, sa räägidki kõigile. Sa räägidki oma emale ja teistele inimestele ja siis sa kuuled nende reaktsioone ja siis sa kuuled, mis nemad arvavad sellest. See on nii, nagu iga äri ideega läheb. Et mul on uus idee, lähed ja räägid kõigile sellest ja siis saad teada, mida keegi arvab. Aga see ei tähenda seda, et see täpselt nii läheb. Või see tähenda seda, et sa otsustad niimoodi, sest sellist on nagu otsuse tegemise protseduur. Ja siis sa saad aru, et kurat, võib-olla okei, ma selle peale mõelnudki ja selle peale ma ei mõelnudki ja selle peale ka ma ei mõelnudki. Või siis lõpuks ongi see, et okei, ma mõtlesingi neid hästi ära, aga see fundamentaalne asi ongi see, et ma ei tee seda mitte sellepärast, et sa teadlik, et see asi ei too mugavust. See asi võtab, aga see annab samas selle ja selle ja selle. Ja siis sa võtadki lihtsalt riski. Ja see kõik on risk lihtsalt. Ja siis, kui see risk realiseerub, siis on see, et ma ju teadsin. No jah, tore, et sa teadsid, et nüüd on vaja selle riskiga midagi teha. Sest see risk on realiseerunud. Ma ei tea, lähed tülli kellegiga. Lähed emaga tülli. Või mis iganes.
noh, need on nagu asjad, mis on ebatõenäolised, aga vaata, sa ei teegi neid, sest enne kui 2 inimest kokku kollivad, mida me tegime ikka väga pikalt, istusime maha ja mõtlesime ikkagi, mis me siis saab, enne kui lapse tegime, me väga pikalt mõtlesime, mis me nüüd teeme. Ei teinud seda. jah, mõtlesime täiega pikalt. Teise lapse, kui saime, siis mõtlesime hästi pikalt ikkagi, mõtlesime kaalusime läbi asjad. Et siis ongi see, et need riskid realiseeruvadki. Mis iganes need riskid ka oleks. Aga fakt on see, et väga mingid hullud. Tegelikult mina ei tea, ma arvan, et kokku kolimise osa võib-olla mitte, aga ega me ikkagi, me olime väga palju nagu... Ei no jaa, aga ma räägingi, et minu jaoks need ongi olnud ikkagi nagu kaalutletud riskid, millega mina olen nõus. Mis iganes need tagajärjed ka ei oleks olnud. Nojah. Ja samamoodi on selle Soomega. Lihtsalt küsimus ongi, et kas kõik osapooled mõistavad neid potentsiaalseid riske või neid potentsiaalseid tulemusi, mis võivad tulla. Neid vahe-eesmärke või vahehetki või neid momente, et kas nendega on arvestatud. Sest et tihti peale hästi palju neid vaheasju, mis on hästi realistlikud, mis asjad juhtuvad, neid võib-olla ei mõelda, on ju. Et lähebki raskeks mingi hetk või ongi mingid rasked kohad. Ja see ei tähenda, et siin ei oleks neid. No ma mõtlengi, et see, nagu kui ma seal kaalutlesin ka seda, siis ma mõtlesingi, et ega ma ei saa nagu eeldada, et siin ka nagu lihtne on, selles mõttes, et ilmselt vahet ei ole, kummas riigis isegi me oleme, siis järgmine aasta, kui laps ära sünnib, siis on keeruline. See on fakt, nagu selles mõttes, et 2 nii väikse lapsega unede ja asjadega toimetada ja nagu see on raske, et teha tööd ja kärkpere ja kõik asjad, et seda on palju. Et ühegagi oli keeruline, see magamatus ja kõik, et nüüd siis nagu sai nagu teistmoodi, on ju, et nüüd ei ole seda, et paned rõdul ära ja siis pikutad, on ju, et titi tahab ikkagi kogu aeg tähelepanu. Ja et nagu nii tuleb keeruline, et selles mõttes, et ja samas jah, kui uudised ei vaata, siis nagu on isegi enam-vähem, kui internettelefoni lahti teeb, siis kui ei tea, mis toimub, siis... Kui mind kuulata, siis oleks ka. Aga ei, mis mind ikka kuulata. Parem ongi vaadata, saadama info headest Facebooki kanalitest ja uudistest. Jah, selles mõttes, et jah. Ja vaadata, et keegi mingi eestilainen kuskil on kirjutanud, et varsti avatakse Baltikumis 3. rinne ja rohelised vehiksed juba kogunevad ja mida iganes kõike ja siis sinna on üks lause pandud ka, nad võib olla, kui see oleks ikkagi päris, et nagu mis siis tehaks aga pealkiri on, et kohe avatakse 3. rinne Baltikumis ja siis on mingi kaart, kus on suvaliselt mingi peindiga tehtud 3 noolt, mis esimene on Eesti, teine on Läti, 3. on Leedu, 4. on Poola, niukses järjekorras ja siis tuleb Soome. See on küll hea, vähemalt peindis tundub see väga hea plaan. Miks mitte nii seda teha? Ja siis vaatadki, vau, ongi nii. Ja siis lähed kommentaariumisse ja vaatad, seal on appi, nad juba tulevad. Ja siis on seal hunnik vene botte ja igasugused muid botte, kes lihtsalt jauravad mingit täielikku sodina. Ja siis oledki seal. Samal ajal kui need tüübid, kes kaitseliine ehitavad ja kaevavad, valmistuvad iga päev ja mõtlevad, kuidas saada kaitsta seda, sest et neil on ka pered, neil on ka kõik need asjad, kõik need samad mured ja nad ei kavatse kuhugi minna. Samal ajal on siin hunnik teisi NATO vägesid, Eesti on NATOs, kõik on NATOs, kõik igasugused väed on siin sees, kõik asjad on liiguvad, kõik asjad toimivad.
Venemaa on sõjas endiselt väga suurel maal ja on kohati, ma ei tea, kaotab seal ja mis iganes kõik ja kogu maailm toimub nii, nagu ta toimib. Ja siis keegi Eesti lainen Facebookist või kuskilt, tema teab. Mulle meeldib su positiivsus. Et siin ei ole ühtegi võimalust, et midagi võiks pekki minna, lihtsalt kõik on nagu ainult ei, on küll, aga täpselt sama suur võimalus ongi. Et ei lähe ka, jah? Ei, palju suurem on, et ei lähe. Ma olen küll mingi 50-50 teooriat kuulnud. No mis asi, ja kes see 150-50 teooriat, mis see tähendab 50-50 teooria? Et sama palju tõenäoliselt, et läheb pekki, on sama suur tõenäoliselt, et ei lähe pekki. Aga see on sama, see on umbes see nii-öelda, ma võiksin öelda, et 50-50 teooria on see, et laps sündib normaalsena või mitte. Kas see oleks tõsi või? No tänapäeva maailmas enam mitte väga. Mis see tõenäoliselt on siis? Kus mina pean teadma? Aga keegi võiks öelda, et on 50-50, tuleb või ei tule. Et noh, siuksed ütlused on olemas ju. No jah, üsasurmasid on ka, jah. Et nagu pokkeris võib öelda, et näed, et antud käe puhul oli 50-50, aga tegelikult reaalsus oli 99-1. 1% oli reaalselt see. Ja nüüd keegi ütleb, et no ma ütlesin, et oli, aga ei olnud. 1-99 oli. Okay. Ja iga päevaga suureneb ainult see. Tead, ma väsinud. Kas ma väsitsin ära sind? Või sa olid enne väsinud? Ma olin enne ka väsinud. Ma istusin öösel üleval ja ma ei saanud täna väga hästi magada. Ja ma olin hommikul juba väsinud, sa küsisid mult, miks mul nii kõver nägu on. Ja ma tunnen, et ma olen täiesti läbi omadega. Tegelikult. Mis tähendab siis, et peaks magama minema hoopis? Ma ei tea, kas magama, aga ma tahaks, mul on vaja mingeid asju teha. Et... Mis asju seal teha vaja on? Ma vaja Jyskis käia karpi ostmas. Sest et viimast nädalat on meil veel abi, kes saab mind aidata mingites asjades, mida on itiga keerulisem teha võib-olla koos. Et mul on vaja riided ära sorteerida lastel suurusjärgi ja... Aga kuidas sa siis selle vestluse kokku võtad? Mida sina siis kuulsid, mis ma rääkisin või mis sa arvad sellest vestlusest, kuidas seda kokku võtaksid? Et juulis ootama. Et see on kuidas mina võtaksin meie vestluse täna kokku või? Et sul läheb hästi. Ja me peame läbi arutama natukene võib-olla seda mingeid ootusi siin formaadi osas või mingit sükast asja. Ja siis et siin tuleb neid nüansse nii palju veel selle kolimiste asjadega ja et hetkel me teemegi plaani ja võtame seda tõsiselt. Aga asjad võivad veel muutuda. Ja kõigepealt üks asi korraga, ehk siis Soome sünnitama ma nagunii lähe. Ehk siis kõigepealt tuleb meie armas beebi ilmale tuua ja siis vaadata edasi, kuidas tunne ja asjad on. Ja jällegi, nagu mida sa kogu aeg ütled, tuleb sind kuulata. Mitte Eesti lainenit lugeda. Ja... Kas sa seda mõtled tõsiselt või naljaga? Ei, no ma mõtlen tõsiselt, lihtsalt see on praegu nagu suudaks seda teha nagu selliselt, et ma ei ennast välja lülitada, siis oleks tore, aga vaat ei suuda. Mis selles minu jutus on sellist, mida nagu siis kuulama peaks, mida võitab? Et Eestis ei ole nii ohtlik nagu. Ja aina ohutumaks läheb, kui meedia kõik räägib vastupidist, aga et
et raske on uskuda mind, on ju. ei ole raske, on küll raske jah. Mitte seda Eesti Lainenit. asi ju, sa tuled nüüd ainult selle kuradi Eesti Ei, ma- laine. see on ainukene, ma olen ikka keda ma ei ole- ERR-iga. aga see lihtsalt see võib-olla miks sind on keeruline uskuda nagu või miks see paneb nagu Eesti Laineni poole ka vaatama, on see, et sa oled nii fucking positiivne kogu aeg kõige osas ja siis see tekitab nagu selle, et kui kõik meedia ja inimesed ja noh, Eesti Lainen on see, mis on nüüd lihtsalt eile oli see, et kõik see räägib nagu kriisidest ja asjadest, mis meid ees ootab ja ikkagi tegelikult valmistutakse ju täismahus ikkagi rünnakuteks, on ju. Siis see positiivsus nagu globaalselt vaadates ei tundu lihtsalt nii sinu jaoks on see koht ongi keeruline, ongi see, et sinu jaoks on kõik sitt on mingi nurga alt positiivne. Ei saa magada, täiesti läbi omadega, see on hea, see good, kõik asjad. Ehk siis see nagu koht on ilmselt see, mis tekitab minus kui naises ja see, et ma olengi väga õrnas kohas, tekitabki küsimusi, et ma tean sinu mindseti selle osas, et kõik on nagu nii hästi. Nii kaua, kuni sul on hing sees, siis on hästi kõik asjad. Ja teil ka. See on kui teil on hing sees, siis on no hästi. Mina tahakski seda hinge võimalikult kaua säilitada lihtsalt. Ja aga mina ei taha. Ei, ma ei ütle seda, ma lihtsalt ütlen, et... Kes on hingede säilitamises rohkem kogemust omab äkki siis? No mina olen hingetööd rohkem teinud ikka. Ja, aga selle jaoks, et hingetööd teha saaksid, siis selle säilitamine, et see oleks võimalik. No sina oled sõjas käinud, jah? Või ma ei tea, mida sa selle all mõtled nüüd? Ja ma mõtlengi lihtsalt seda, et nagu see, et ongi, et usalduse küsimus on siin mingil hetkel ka, on ju. Noh, et see mõttes, et on igasugused ratsionaalsed viisi, kuidas seda ikka mõelda, aga üks ongi Eesti Lainen, on ju. ja teine, ja enamus inimesi või suurus inimesi räägib mingit udujuttu, kes on, ma ei tea, kes nad on. Eesti Lainen, nüüd see on ainult see on. No see on lihtsalt, mul lihtsalt nii hästi ei meelde, et ta oli mingi Eesti Lainen, kes rääkis sellest. Ma just otsin seda artikli üles, tahtsin ka teada, mida ta rääkis. Ei, see on huvitav selles mõttes, et ma arvan, et väga paljud pered mõtlevad selle peale praegu nagu. Ei, ma usun, jah. Ja see... Selle peale peabki mõtlema, aga selle peale peab ka mõtlema siis võib-olla erinevad nurkadelt ja üritama selle juures mitte emotsionaalselt mõelda ja mõelda ratsionaalselt. Ja lihtsalt võib-olla need töristad on puudu inimestel, kes ei ole kursis niivõrd palju sellega, mida tähendab mingisuguse asja ettevalmistus või mittevalmistus või kõik need muud variandid. Ehk siis selles mõttes, et igas olukorras on mitu erinevat lahendust või hunnik erinevat lahendusi, mida saab teha. No see, millest me alustasime, see kokkuvõte oli ikkagi see, et see on see, miks, et usaldus küll ja ma nagu usaldan sind. Lihtsalt kui on keeruline, kui igalt poolt tuleb muud infot ja me ei räägi Eesti Lainenist ainult. Ja siis tekibki see, et okei, et mida ma eelmises vist ka rääkisin ka, oligi see, et see tunne, et kui läheb asjaks, siis mina võtan oma 2 pampu kaenlasse ja sina lähed rindele ja siis mina vaadaku ise, kuidas ma hakkama saan. Et mina tunnen, et siis minu tugi kaob ära, et see, et sa seal sõdid, see mind nagu ellujäämise osas, ma ei tea, kuskil metsas ei aita nagu selles osas. Ja lihtsalt need on need kohad, mis panevad mind rohkem muretsema. Nagu, mitte see, et ma seal sinu pärast ei muretseks ka veel lisaks, ja mitte, et sa ei muretseks meie pärast, aga lihtsalt see on see, miks see Soome, miks see hirmutav minu jaoks tundus rohkem ja miks, et sinul on nagu plaan selge selles osas. Sinul on see, et sina lähed sõtta. Ja... Aga ma arvan, et see ongi see sama asi, et see arusaam, mis kõik kohe juhtub ja kui kiiresti kõik asjad juhtuvad, on nagu, ei ole nagu iPhone'is. Et kui ma tahan, või ei ole nagu Instagramis või Facebookis või kuskil mujal, et kui
sa tahad saada dopamiinist, lähed sinna ja kohe saadki selle. Et see on nagu rohkem nagu vanasti, et multikus oli hommikul 7 ja rohkem ei olnud multikaid. Sa pidid ootama. Sa ei saa kohe neid vastuseid ja ükski asi ei hakka üleöö lihtsalt pihta. Sellisel skaalal. Et mitte midagi oleks teha, et kõik esiteks ühe päevaga ei jõua keegi rindele. Mis sa nüüd teed? Midagi. Lihtsalt noristada. Jaa, ebamugav. 2 päevaga ei jõua rindele ja keegi võtta Eestit 1 päevaga ära ja kõik, see on kõik on mingi kuradi hülge möla lihtsalt. No siis me peamegi neid asju arutama omavahel, et kuidas see välja näeb päriselt. Ma teaks ka, kaua meil aeg on. Ei no, selles mõttes, et keegi ei tea, milline see välja näeb. Aga fakt on see, et ainult see 1 päev on nagu seesama YouTube'i thumbnail. Või nagu seesama clickbait. Et 1 päevaga võetakse ära kõik maailm. 1 päevaga juhtub seda. Siin on sulle 3 sammu, mis muudavad su maailma. Siin on 3 sammu, kui sa neid asju ei kuule, siis sa jääd ilma. Okay. Kui sa seda ei loe praegu, siis sa saad seda. Ühesõnaga see oli see, kuidas ma meie vestluse kokku võtsin, et ma... Kas see oli kasulik vestlus? Või pargime selle bussi lihtsalt siia kogu lugu? Ei no iga vestlus selles osas, mis me sellest teemast räägime, on kasulik. Selles mõttes, et see nagu avardab endal ka seda pilti rohkem ja see algus oli kindlasti muljetavaldav. Ja ma sain aru, et ma ikkagi väsinuna teha seda vestlust ei ole nii kasumlik, kui ma olen arvanud. Minu arust oli tegelikult väga kasumlik see, sest et tegelikult me saame seda tagantjärgi vaadata ja vaadata, millised me oleme siis. Mina vaimselt vägivaldne, kes sind ei kuule ja issand. Milline vägivaldne sa oled. Vaene Remo. Ta vist kannatab Eneli vägivalla all. Issand ja tõesti mida küll Toomas arvab minust või Tiina, kes vaatab meie saadet, mida ta küll arvab nüüd? Ei, sest ei, lihtsalt see huvitav jah. Ma ei ole vägivalla ohver. Ma lihtsalt huvitav on see, et nagu ja võib-olla sina hoopis on vägivalla ohver. Ei, sellest ma saingi aru, et võib-olla olen hoopis mina. Et lihtsalt ma tahan lisaks füüsiline on nüüd selgelt on vaimne ka. Perekesksemat lähenemist ja siis ma saan saad vägivalda lihtsalt. Saad mingit kuradi ratsionaalsust. Jah, saan lihtsalt mingit ratsionaalsust. Ma tahan hingelist vestlust ja siis ma saan lihtsalt mingi analüütilist business advisorit. Jah, ma olin decision making advisor, et keegi tahab teha life changing decisioneid, siis pöörduge minu poole. Ja mina tahan lihtsalt meest. Ja mina tahan ka olla, aga ma ei tea, kes see sinu mees on. Mina omast arust olengi. See oli üks. Et kui sa tahad kedagi, sa tahad mingi oma meest, kes on lihtsalt sinu oma ja keegi teine kui mina, või sa tahad neile meest, kes peaks olema hoopis nagu Toomas või nagu Toomas, Mihkel ja Leonardo kokku, et neil on kõigil on mingid omad head küljed ja siis Remo võiks ka olla nagu Toomas, Leonardo ja Mihkel ja vähem võiks olla Remo, siis võib-olla on sul hoopis vaja Leonardo, Toomast või Mihkli. Mitte, et ma Leonardoks ei kavatse muutuda, kindlasti muutun, üritan. Ma olen endast parima, et tal on Leonardo. Kuidas siis sina selle vestluse kokku mulle meeldib, esiteks mulle meeldis see algus.
ma räägin, selles ongi asi, sulle meeldivadki siuksed kõik asjad. Ja see ongi see, miks vahepeal ei saa üldse aru nagu, et kas asi on nüüd tõsine, sest sinu jaoks sitt ongi nagu tore lihtsalt. oligi tore, sest et meil on olnud varem siukse olukorras, kus on mingi kaamera ees on siuke olukord juhtub. jah. et see on väga hea, seda on äge äkki võib kerge vaadata, aga kõva häälega neid asju läbi rääkides, siis tuleb palju paremini, ise kuuled ka oma mõtteid, ega mina ka ei ole mõelnud neid kõiki asju niimoodi läbi. Ja võrdlused nende erinevate rahade ja muude asjadega ja mis tegelikult võimalusi veel on, mis teha saab. Ja see, et 3 päevaga saab 10%. Ma ei olnud mõelnud selle üle. Et saab nagu tõsta seda renti ka vähemate ohverdustega suurendada seda kõike, et see võib vastupidi teha, oleme 25% ajast saanud seal või mida iganes. Ühesõnaga, nii variant on nagu veel on minu kõige võib-olla suurem asi, et kui nagu mõtestada korraks ja mõelda, mis probleemi me lahendame, siis tegelikult tekib veel võimalusi, mida teha. Ehk siis ärge tehke emotsiooni pealt suuri otsuseid. Enne seda ja see, et see ongi üks hea nagu, kuigi nagu me oleme hästi kärsitud inimest, siis tegelikult tasubki nagu tehagi otsuseid niimoodi, visata asjad õhku, öelda inimestele mingis mõttes ja siis vaadata, mida nad mõtlevad ja ütlevad, kes kiidab takka, kes ütleb, et see on idiootne, see, kes kiidab ja ütleb, et see on väga hea, eks siis tegelikult sa saadki ainult niimoodi valideerida need ideid. Et ütleb, kui me otsusime, et elu oleks ägedam, me lapsendame kaksikud. On esimene idee lihtsalt. Ja siis me lähme räägime inimestele sellest ja siis me saame teada, et okei, kuule. Öeldakse, et kuule, et kas te olete mõne inimesega rääkinud, kel kaksikud on? Just käisime, jah. Ja siis nad ütlevad, et äkki lähed räägid korraks veel. Või äkki elad 1 päeva nendega koos või 3 päeva. Enne kui sa sinna olid sellesse elustiili. Ja nii edasi. Et selles mõttes see ongi otsuse vastuvõtmise protseduur, see ongi planeerimine. Et see tähendabki seda, et ja miks ma suudan miks ma võib-olla nii palju ei muretse, ongi see, et ma ei tea, mis otsus on. Aga nagu ma ütlesin, siis ta tulebki tõsiselt võtta, kui sellest tahta mingi kasu saada. Aga see kasu võib olla hoopis seal kohas, mida me ei osanud mõelda nagu. Et minu arvates see oli selle vestluse pool oli hea see, et see, kuhu see vestlus jõudis, oli, ma ei teadnud, kuhu see vestlus jõuab ja see jõudis ikkagi minu arust kasuliku kohta. Ja sai päriselt minu jaoks arutada neid asju, mida me ei olnud arutanud sellisel kujul. Et meil on ka suhtevägivalda. Ja, et mul on vägivaldne. Ja, et Leonardo. Ja mul peaks olema rohkem Leonardo moodi. Aga okei, kuule. Meil on aeg minna. Laps karjub juba. Easy. No, ärgu. Davai. Ciao. Ciao, bro.